pärast selle pressiteate välja tulemist olen saanud uskumatult palju häid soove inimestelt, kellega mu töötee on kokku viinud, inimestelt, kellega ma pidevalt koostööd teen ja nendelt, kellega ma pole elus sõnagi vahetanud. Ja ma pean ütlema, et neid õnnesoovijaid ja heade sõnade ütlejaid oli rohkem siis kui president selle ordeni. Igasugune tunnustus, kaasa arvatud presidendi orden on ju ainult rõõmuga vastuvõetav autasu. Aga see on selline umbmäärane, keegi ei tea, kes sind esitas, mille eest täpselt. Aga see siin, mille osaks ma täna sain, on ju puhas rõõm, kõik on täpselt paika pandud. Nii et kui Aita mulle helistas ja ütles, et ma sellise autasu sain, siis kõrvad liikusid ja silmad pilkusid ja tiivad kasvasid selga, nii et ma ei osanud nagu öelda, et kõik, kes rääkisid, kaasa arvatud Kaja Kärneri sõnad, et ma olen selle kuhjaga ära teeninud ja ükskord ometi keegi ka märkas ja ma pean ütlema, et mind on märgatud, mind on tunnustatud, aga kuidagi see tunnustus tegi tõsiselt südamesoojaks. Sest saada naistelt üksmeelset heakskiitu, seda ei olegi nii kerge. Hea meelega tuleb naisjuhile vastu ja järgib tema korraldusi meeskolleeg, aga naistega on palju keerulisem. Nendele pead sa kõik otsused palju pikemalt ja põhjalikumalt ära argumenteerima, miks just nii ja mitte teisiti. Sest kõik ajakirjanikud tahavad ju olla maailma parandajad. Et me kõik otsime tõde, me kõik otsime iga päev tõde. Aga tõde saab tegelikult, nii nagu Merike ütles, otsida ka heade sõnadega. Ja me teame kõik oma ümbruskonnast ja oma seltskonnast või oma lähedaste hulgast inimesi, kes on niivõrd autoriteetsed, et ei ole vaja midagi öelda, aga korraks tõstab pilgu, sa vakatad ja teed kõik nii nagu vaja. Aga hea sõna on jah see, mida peab väga hoidma ja kõigile nendele hea soovijatele, kes mind on õnnitlenud, olen ma välja mõelnud lihtsalt ühe lause. Hoiame sõna peopesas. Nii et teeme seda kõik, kes me kirjutame, kes me inimeste lugusid üles kirjutame, kes me inimestega tööd teeme, sest nii tõesti, et ajakirjaniku töö ei ole ju kerge, nagu te kõik teate, kes ajakirjaniku tööd teinud on. Kõik need elukutsed, kus on vaja tegemist teha teiste inimestega, on need, mis kulutavad. On see siis arst või õpetaja või meditsiiniõde või kassapidaja. Inimestega tegemise töö kulutab ja tekitab stressi ja vahel meeleheidet, aga vahel ka väga üllaid tundeid. Et sellepärast on see töö selline, mida ma olen terve oma elu teinud ja pole hetkegi veel seni kahetsenud, et ma selle elukutse valiku olen. Elukutse olen valinud, ma arvan, et see on ka üks suur õnn osata valida selline elukutse, mis sulle tõsiselt meeldib ja mis sulle veel 40 aasta möödumise järel ei tekita sellist tunnet, et siia ma ta jätan ja lähen palverännaku teele ja otsin, kes ma ikkagi selline olen. Nii et mina ei ole seda tunnet tulnud aeg-ajalt, ma vaatan neid inimesi ja kuulen nende lugusid, et nüüd on niisugune lugu elus. Mul on vist väga vedanud.